Tere kõigile! Olen Anneli Soots, funktsionaalse toitumise terapeut ja räägin teile natuke rauast. Mineraalaine raud on väga oluline meie keha jaoks, kuid samas võib juba kohe ette öelda, et mingist momendist alates muutub tegelikult raud ka meile ohtlikuks. Milleks on siis rauda tarvis? Raud on keskne mineraalaine, mida vajavad meie vere punalibled. Kõik teavad, et punaliblede peamine ülesanne on transportida hapnikku ja seda teeb niisugune valguline ühend nendes punalibledes nagu hemoglobiin. Ja selle hemoglobiini keskmes on mineraalaine raud. Ja seetõttu on sellel raual ka üks peamisi ülesandeid just nagu aidata kehal siis transportida või verel transportida hapnikku ja viia siis kudedest välja süsihappegaasi. Samamoodi nagu raud on hemoglobiini koostises, on ta ka lihaste müoglobiinis, mille ülesanne on siis varustada lihaseid hapnikuga. Ja kui me nüüd räägime erinevat sorti rauast, siis meie toidus ongi rauda kahte erinevat tüüpi. Heemset rauda ja taimset ehk mitte heemset. Sõna heem tulebki sellest hemoglobiinis sisalduvast heemist, mis sisaldab rauda. Ja peale selle, et rauda sisaldavad hemoglobiin ja müoglobiin, on raud ka väga oluline energia tootmisel meie mitokondrites. Rauda sisaldavad veel paljud valgud kehas, millel on väga olulised ülesanded. Ja raud kui mineraalaine osaleb väga paljudes reaktsioonides, nii nagu ka teised mineraalained, just nende ensüümide kofaktorina. Rauapuudus on üks üpris tavaline toitaine puudus, seda kogu maailmas. Suurema riskiga ongi alla 2-aastased lapsed, teismeeas tüdrukud ja ka fertiilses eas naised. Tegelikult ka eakad, kes ei toitu korralikult, et kes võivad olla siis ka toitainete puuduses. Muidu eakat rauda ei kaota, nii nagu fertiilses eas naised seda igakuiselt menstruatsioonidega teevad. Aga juba vanemad naisterahvad, et mis on eakatele iseloomulik, ongi see, et väga paljudel on lihtsalt toitumine ühekülgne ja seal on muidugi väga palju põhjusi, miks see nii on. Nüüd rauale on kehtestatud ka normid, ehk siis Eesti toitumissoovituste järgi on siis soovitatav tarbimine rauale meestel ja naistel 10 milligrammi päevas. Nüüd menstrueerivatele naistele, rasedatele, imetavatele emadele on see kõrgem, ehk siis 15 milligrammi päevas. Ja rauale on kehtestatud ka ülempiirid. Nüüd Eesti toitumissoovitustes on see üpris kõrge, aga Põhjamaade toitumissoovitustes on see 25 milligrammi päevas. Seda võiks ka arvesse võtta. See on nüüd siis 10 milligrammi lisaks toiduga saadavale, ehk siis kui inimesed tarbivad toidulisandeid ja need sisaldavad rauda. Nüüd selline 60 milligrammi ja rohkem rauda sisaldavad toidulisandid, need võiks jätta arstile määrata ja meditsiinilise järelevalve all tarbida, sest raud on
liigsena meie kehale ohtlik. Nagu juba öeldud, me saame rauda kahes vormis, me saame teda siis heemse rauana, mis pärinebki perest, peretoodetest ja lihast, hemoglobiinist ja müoglobiinist. Ja seda me saame ka toiduga. Ja tõesti rauarohked toidud on punane liha, ei saa öelda, et on suurema rauasisaldusega kui paljud taimsed allikad, aga lihtsalt see heemne raud on meile keha omane ja tema imendub paremini ja keha omastab teda paremini ja ta on ka ohutum, kui toidulisandina võtta seda heemset rauda. Ja teine variant on siis raud taimsetest allikatest. Väga palju taimseid allikaid on, mis on ka rauarikkad, aga see raud imendub halvasti ja sellepärast soovitatakse neid taimseid rauarikkaid toiduaineid tarbida koos C-vitamiinirikaste toiduainetega siis ja mõelda selle peale, et samal ajal ei tarbitaks ka raua imendumist vähendavaid toiduaineid. Nendeks on fütaatide rikkad toiduained, ehk siis selline idandamata teravili näiteks võib takistada sellest teraviljast raua kättesaamist. Nüüd väga mineraalainete rikkad toiduained on seemned, pähklid, täisteravili ja kõikvõimalikud maitsetaimed ja tegelikult ka lehtköögivili, ainult et seda me ei söö nii suurtes kogustes, et sealt saada siis suures koguses neid mineraalaineid kätte. Nüüd takistavad siis veel raua imendumist ka tees olevad tanniinid. Ja et kui me tahame saada maksimaalset rauda, siis peaksime selliseid asju arvesse võtma. Ja kuna need taimsed toiduained on enamasti ka C-vitamiini rikkad, siis see C-vitamiin aitab kenasti sealt ka sellel raual vabaneda. Nii, täna meil ei ole teemaks aneemia, ehk siis ja aneemiapuhune toitumine, selle võib rääkida millalgi päris eraldi teemana. See on veel omaette keeruline teema. Nüüd munas ja piimas olevat rauda, või raud on ka mitteheemne, ehk siis ei ole seal heemi kujul. Ja nii nagu juba öeldud, on ju siis seda mitteheemset rauda blokeerivad soolestikus päris paljud teised toitained. Ja siin on nimetatud ka polüfenoole. Polüfenoolid on sellised antioksidantsed fütotoitained, mis on enamuses taimsetes toiduainetes. Ja siit näeme seda, et heemne imendub 20–50%, aga mitteheemne ainult 5–8%. Ja peaks nagu mainima siis ka seda, et rauapuudusega inimestel meie keha ikkagi kompenseerib seda puudust sellega, et laseb imenduda rohkem. Ja kui me saame rauda, siis keha on ka nii tark, et ta takistab mingil määral ka selle raua liia saamist. Raud, kui ta on vabal, kui raud on seotud kujul, siis ei ole probleeme. Kui raud vabaneb nendest sidujatest, siis ta tekitab tugevat oksidatiivset stressi ja see oht on siis, kui raud vabaneb nendest sidujatest soolestikus või siis, kui ta vabaneb ka nendest sidujatest veres. Ja sellepärast on meil kehas ka ette nähtud niisugused valgud, mis koheselt imendunud raua endaga ära seovad. Ja transferriin on niisugune valk,
mis siis seda rauda ohutult transpordib veres kudedeni ja kudedes ladestatakse teda ferritiinina. Nüüd siin on toodud ka välja need raua erinevad vormid. Ühesõnaga raud, see mitteheemne raud on siis kas raud 2 või raud 3 versioonina. Ja üks on siis oksüdeeritud vorm, teine on taandatud vorm ja pidevalt toimuvad nii soolestikus kui kehas siis nende kahe üleminekut. Nii et kui on tarvis jälle keha kaitsta, siis see raud muundatakse kohe niisuguseks ohutumaks vormiks. Nüüd võiks öelda ka seda, et ferritiin on niisugune näitaja, mis võib suureneda ka põletike korral. Ehk siis meil võib olla ka selline seisund, kus määrame vereproovis raua ja hemoglobiini ja need on madalapoolsed, aga tegelikult on kehas rauda palju. Nüüd toidulisandid, mida siis tarbitakse, on keeruline teema, sellepärast et neid on nii palju erinevaid ja nende hulgas valikut teha ei ole sugugi lihtne. Ja nii nagu enne sai öeldud, et raud on kas siis raud 2 või raud 3, siis nii võivad ollagi ka need toidulisandid, kas siis selle ferroraua ehk raud 2 sooladena või ferriraua sooladena. Ja juba siin võib öelda, et ferroraud on paremini kättesaadav, aga tegelikult tema puhul on jällegi need soolestikule kõrvaltoimed suuremad. Ja peamised kõrvaltoimed siis raualisandite tarbimisel ongi soolestikuga seotud. Soolevaevused, ebamugavustunne kõhus, valud, iiveldus, kõhukinnisus. Siis neid rauasoolasid võib olla ka selliseid, mis on ühendatud meie selle kreepsitsükli vaheainetega. Seda võib pidada jällegi natuke paremaks variandiks, aga siin kehtib täpselt sama seis, et need ferrorauast ühendid on suuremate kõrvaltoimetega. Siis leidub veel niisugust rauda nagu karbonüülraud, see ei ole rauasool, võib tunduda, et see on ka hea, sellepärast et ta imendub sellest rauasoolast, tüüpiline rauasool on raudsulfaat. Et imendub sellest paremini, aga kõrvaltoimeid on leitud, et on täpselt sama palju. Nüüd vähemate kõrvaltoimetega need raualisandid on heemse raualisandid. Kahjuks ei ole seda Eestis müügil. Leidsin ainult Amazoni kaudu tellides ühe toote. Leidsin veel ka selliseid nagu kehaomaseid variante, ehk siis kuna maks on ka väga hea rauaallikas, siis leidsin sellised preparaadid, mis on toodetud siis maksa ja põrna ekstraktidest. Ehk siis need on ka sellised head variandid. Ütleme, ohutumad variandid ja väiksemate kõrvaltoimetega. Nüüd laialt levinud on ka raua aminohappe ühendid, ehk siis selline nagu raudglütsinaat, raudbisglütsinaat. Seal on siis raud ühendatud aminohappeglütsiiniga ja selline suhe ei lase nendel raua imendumist takistavatel ühenditel seda takistamist toimetada, ehk siis ta nagu läheb sellest mööda ja natuke kaitseb ka soolelimaskesta selle raua ärritava toime eest. Tulemused aneemia puhul olid ka selle tootega ikkagi kõvasti paremad kui raudsulfaadiga, aga kõrvaltoimeid on vähem, peaaegu poole vähem, aga ei saa öelda, et neid kõrvaltoimeid üldse ei ole. Nii et igal juhul parem preparaat.
Siis saab pidada ka päris heaks preparaadiks sellist biotransformeeritud rauapreparaati, True Food Easy Iron, mida on Eestis võimalik saada ja see sarnaneb ka toidule. Muidugi me rääkisime siin sellest heemirauast, et siis on väga hea variant ka süüa lihtsalt veretooteid. Ja siis on veel ohutumad ja paremad rauapreparaadid, ka raudpolüsahariidkompleksid. Näiteks üks selline on retseptiravim, mida arstid määravad. Raualisandeid kasutatakse palju. Ei ole saanud Eesti andmeid, aga ühe Ameerika allika andmed on sellised, et väga paljud kasutavad ja meie praktika näitab seda, et ka meil Eestis need rasedad ja imetavad emad tarbivad selliseid multivitamiine, kus on rauda sees. Ja nüüd olen ka kokku puutunud sellega, et sportivad mehed tarbivad sageli rauapreparaate ja kusjuures ka väga suurtes annustes. Ja võikski rääkida kohe sellest, et selline igaks juhuks niisama rauda sisaldavate toidulisandite tarbimine ei ole tegelikult õigustatud. Et rauda tuleks tarbida ainult siis, kui on vereanalüüsid tehtud ja on olemas tõesti rauapuudus, sest raualiik kehas on ohtlik. Nüüd täiskasvanud mehed, menopausi-eas naised ei tohiks tarbida rauda sisaldavaid multivitamiine. Enne võiks ka vaadata, missugune rauatase nendel veres ja kehas on. Siis need fertiilses eas naised, kellel ei ole otseselt aneemiat ja vajadust väga suurte rauaannuste järele, nemad peaksid ka vaatama multivitamiini kompleksides selle raua sisaldust ja see ei peaks olema kõrgem kui päevane vajadus. Ning esimene asi võiks olla toiduga selle raua saamise korrigeerimine, et mitte siis loota ainult toidulisanditele. Ja ohtlikuks muutub raud liias ka siis, kui juures on suures annuses C-vitamiini preparaadid, et siis ei pruugi ta seda kahjustust tekitada ainult soolestikus, vaid pärast imendumist see C-vitamiin võib rauda vabastada ka meil veres ja kehas. Nii, oluline on siis teada, et heemirauast heemirauaga preparaadid on soolestikule ohutumad, kuigi nad võivad ka natuke seda soole läbikäimist kiirendada ja sellega võib-olla muutust tekitada. Siis need preparaadid, kus on kolmevalentsed rauad ehk ferriraud, need on ka ohutumad kui kahevalentsed rauad. C-vitamiin toidus soodustab raua imendumist, aga toidulisandi koostises sõltub sellest C-vitamiini ja raua vahekorrast, et kas ta nüüd mõjub positiivselt, ehk siis soodustab raua imendumist või soodustab ta tema vabanemist ja jätab selle raua siis soolestikku kahjustama. Milline see vahekord olema peab, ei oska ma praegu öelda, seda peaks iga konkreetse preparaadi puhul siis vaatama. Kindlasti ei sobi suures annuses C-vitamiin ja kindlasti mitte siis, kui see on kõrge rauatasemega, kui inimesel on juba veres kõrge rauatase. Nüüd me võiksime veel lisaks vaadata ka näiteks veega saadavat rauda, et meil võib olla ka pinnases rauatase kõrge ja kui veel mõnikümmend aastat tagasi arvati, et see on ohutu, siis nüüd juba on olemas seoseid ka selle
veega, või tähendab joogiveega saadava raua liia tootlikkuse kohta. Ja veel võiks mainida seda, et rauda ei ole soovitav tarbida ägedate haiguste ajal ja palaviku ajal, sellepärast et organism ise teeb seda, et viib raua verest välja. Et raud, kui ma nüüd õieti mäletan, oli nagu toiduks ka näiteks bakteritele ja sellepärast raud või tähendab keha kaitseb ennast sellega, et ta viib rauataseme maha. Ja sellepärast ei ole soovitav võtta, kui tahame immuunsust toetada, tahame võtta toidulisandeid ja võtta siis ka multimineraali, siis enne peaks uurima, kas tasub võtta või mitte. Ja sellega siis mina oma lühikese tutvustuse rauast lõpetan ja soovin kõigile kena ilusat kevadise päeva jätku.